Kaunist keskhommikut kõigile raadiokuulajatele ja vaatajatele YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Ja räägime loomulikult jälle poliitikast, ühiskonnast ja elust Eestis ja maailmas. Ja maailma eluga hakkas kohe pihta ka. Minul on selline tunne, et Soome presidendi seisukohad Eesti avalikkusele väga ei sobi. Sest Alar Karis käis värskelt Soomes, rääkis sarnast juttu, mida räägib Soome president. Karise seisukohad ei sobinud kellegile, aga Soome presidendi seisukohad olid päris head. Et kuidas me seda olukorda siis peame nüüd mõtestama, Mihhail? No alustame sellest, et küsime, kuidas uudised tekivad. Et see on sama uudis, mida me arutasime siin stuudios tegelikult juba päris mitu korda. Aga kuna ajakirjanikel väga tihti võimalust presidendi käest midagi küsida ei teki, siis iga kord, kui see võimalus tekib, siis esitakse samu küsimusi. Kuna see teema on üleval ja tekitas emotsioone. Ja president muidugi vastab nii, nagu on ta varem vastanud. Ja jälle teema on üleval ja poliitikud jälle arutavad, kommenteerivad ja kritiseerivad. No kui rääkida asja sisust, siis mina olen paralleeli juba välja toonud, aga ma teen siis seda veel üks kord. Millega lõppes vabadussõda? Tartu rahuleppega. Mis toimus enne rahulepingu sõlmimist? Läbirääkimised. Rasked, keerulised, aga läbirääkimised. Kellega olid läbirääkimised? Sõbraga või vaenlasega? Ja täna läbirääkimiste tulemus on meie jaoks ajalooline võit või kaotus. Mida me tähistame, kui me tähistame Tartu rahu aastapäeva? Kas on võit või kaotus? Ja nüüd Ukrainas käib sõda. Ma väga loodan, et kõigil on ühine eesmärk, et see sõda lõpeks. Varem või hiljem. Millega sõda lõpeb? Läbirääkimistega. Kas meil on ühine huvi, et see sõda lõpeks mida varem, seda parem, või tegelikult ei ole? Võib-olla meile sobib, et inimesi tapetakse, et sõda käib ja poliitikud saavad seda kommenteerida. Teine aspekt, minu arvates seekord kõlas üks väga oluline lause presidendi poolt. Me peame ette planeerima. Me peame mõtlema, mis saab tulevikus ja olema selleks valmis. Ja mulle tundub, et see on üldse meie poliitikutele arusaamatu kontseptsioon. Et mis mõttes me mõtleme selle peale, mis saab tulevikus. Et me ikkagi mõtleme selle peale, kuidas me täna midagi kommenteerime. Mitte planeerime ette tuleviku ja valmistame seda. Et sellist lähenemist lihtsalt ei ole. Loomulikult me saame seda veel ükskord öelda, et meie arvates see, mida räägib president antud kontekstis, on adekvaatne. Seda tegelikult räägivad ka teised Euroopa liidrid, mitte ainult Soome president. Ja mis on veel olulisem, et tegelikult seda arutatakse ka väga pragmaatiliselt. Kuni selleni välja, mida ka Soome president ka ütles ise, et on vaja, et Euroopa poolt oleks esindaja ja on vaja otsustada, kes sellist rolli võiks võtta. Et see ei ole mingi üldteoreetiline või väärtuspõhine arutelu. See on tänaseks väga konkreetne jutt. No mulle tundub, et neid läbirääkimisi on peetud kogu aeg. Teise maailmasõja ajal peeti läbirääkimisi praktiliselt terve sõja aja. Nii vastaspooltega,
lepiti kokku erinevaid asju. Lauri, kuidas sulle tundub, kas see, mida me näeme ja see, mis tegelikult toimub, need on kaks erinevat asja? Tead, sa mainisid teist maailmasõda, on ju, tegelikult ei ole vaja kaugele minna ajaloos, et meil on ju praegu käib üks sõda, lisaks Ukrainale on Iraan. Ja põhimõtteliselt samal hetkel, kui alustati siis Iraani rünnakutega, siis samal hetkel hakati ka rääkima sellest, et oleks vaja läbirääkimiste laua taha istuda. Ehk siis see ongi see instrument, millega soovitigi tekitada sellist olukorda, kus vaataks üle kogu selle nii-öelda Pärsia ja Iraani poliitikat. Ehk siis kahjuks nii on, et tihtipeale, kui sõnal jõudu ei ole, siis poliitikud otsustavad, et minna siis füüsiliselt nii-öelda tegevusteks üle ja mis tähendab praeguse mõistes, et alustada rünnakuga ja kasutada siis jõudu. Ehk siis tegelikult ei ole ju siin mitte midagi uut, ei olnud ega ennem ega praegu, võtted on samad, aga lihtsalt poliitikutel on niivõrd suur jõud, kes saavad alustada seda ja lõpetada seda. Ja president ju tegelikult ju räägib, et me peame ka ette valmistama sõja lõpuks ja arvestada ka sellega, et tuleb arvestada võtta, et meie naaber on ikkagi meie naaber ja see naaber ei kao kuskile. Ja sellel samal arvamusel on ju tegelikult ka ju Soome president. Reformierakonna juhtkonna liikmed või sellised võtmepoliitikud on selles kontekstis rõhutanud, et Alar Karis tegeleb oma valimiskampaaniaga ja selle taga on siis eelkõige Isamaa, aga ka Keskerakond. Kuidas te seda kommenteerite? No ma arvan, et siin kindlasti tuleb täpsustada ka nii palju, et president Alar Karis ütles väga selgelt, et agressorid tuleb peatada, suhted tuleb üle vaadata ja tuleb olla valmis. Et siin ei ole mingit sõnumit, et heastada agressiooni ja või kuidagi seda siis aktsepteerida. Ja mulle tundub, et see on päris sümptomaatiline, et sõnumid, mida andis president, püüab poliitilises plaanis ära kasutada Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Venemaa propaganda. Et kuidas siis nii? Et kõik püüavad ära kasutada, aga on selline tunne, et keegi ei loe seda, mis oli mustvalgelt välja toodud. Ja nüüd minu jaoks ei ole mingit küsimust, mida teeb Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Nemad soovivad ja juba ammu praegust presidenti devolveerida selleks, et enda kandidaadiga välja tulla. Ja kasutavad selleks sealhulgas minu arvates ka ebaadekvaatset sisepoliitilist reaktsiooni, mis halustab ja nõrgestab meie rahvusvahelist positsiooni. Eks vaata, eks see nagu infosõda, sisemine infosõda käib, aga minu arust need poliitikud, kes nii-öelda mängivad nagu selle mõttega, et ma püstitan siis teistmoodi selle küsimuse. Kas need poliitikud tahavad, et sõda kestaks igavesti? Ehk siis, kui me laua taha ei istu, kui me ei hakka neid võimalusi otsima, kui me mõtlen nagu tuleviku peale, et niikuinii ükskord tuleb ju istuda laua taha, ja küsimus ongi, et mis positsioonil me siis istume laua taha. Et kui sellest nagu ei taheta rääkida, järelikult need poliitikud tahavad, et sõda kestaks igavesti. Kas see on nagu see nende mõte? Tõenäoliselt mitte. Järelikult on nii-öelda muu põhjus ja muu põhjus on ikkagi see sama, mida ma ka Mihhail ka välja ütles. See on sõda praegu presidendi vastu, et teda devalueerida ja me teadsime seda juba alguses peale, et nii Reformierakond kui sotsiaaldemokraadid soovivad siis endale meelepärasemat presidenti, aga kui me vaatame rahva tahet, siis see ei lähe kokku rahva tahtega. Ja minu arust kogu selle nagu teema käsitlus, et kui sa vaatad, et president ei ole muutnud oma sõnumit, president on olnud aus, ma arvan, et president on olnud ka adekvaatne sel teemal, siis teine pool, kes kasutab nii-öelda kogu seda olukorda ära infosõjas,
on hoopis teist nagu infot soovib avalikkusele siis edastada ja ma arvan, et sisetunne ütleb, et rahvas ei lähe sellega kaasa ja neid näitavad tegelikult ka ju uuringud, et küsitlusedki, et kus siis tegelikult rahvas on presidendi taga. Noh, järelikult rahvas saab aru, et see sõda ühel või teisel viisil igal juhul saab läbi, parem kui hiljem, aga see saab läbirääkimiste käigus. Siin on muidugi veel üks aspekt, mida ei tohi unustada. Euroopa on täna Ukraina kõige suurem ja kõige aktiivsem liitlane. Sealhulgas ka rahaline panus on väga suur. Sealhulgas ka Eesti maksumaksjate panus on väga suur. Nii riigieelarve kaudu kui ka me teame, et inimesed on väga palju annetanud. Ja täna, kui see protsess varem või hiljem läheb käima, ehk siis toimuvad läbirääkimised, meeldib see meie poliitikutele või ei meeldi, nad mingi hetk algavad. Siis minu arvates on väga tähtis, et selles protsessis oleks ka Euroopa esindaja. Ja see on see reaalne teema, mida Euroopa riikide liidrid praegu ka arutavad. Väga konkreetselt seda arutatakse ja seda muidu ka Soome president tõi välja. Ehk siis see on praktiline teema, mitte üldteoreetiline teema. Ja võib-olla veel üks väga oluline aspekt. Läbirääkimised on see teema, mida enda sõnumitest toob välja ka Ukraina president. Näiteks hiljuti ta kohtus Aserbaidžaani liidriga ja üheks sõnumiks oli ka see, et ta ei välista, et Aserbaidžaan võiks olla see koht, kus toimuksid rahuläbirääkimised. Ehk siis ei ole mingi tabuu teema, nagu see oli tõepoolest 2 aastat tagasi. Siis keegi ei julgenud sellest rääkida. Täna see on reaalsus. See vist tundub niimoodi, et inimesed hakkavad aru saama, et see sõda peab lõppema. Vahepeal räägiti väga palju sellest, et ukrainlased sõdivad meie eest väga kõrgel tasemel, Eesti peaminister sellest rääkis. See on nagu selline natuke, kuidas öelda, tundlik jutt, et aga jah. Janek, vaata, aga ma lisan veel ühe mõõtme. Et vaata, siin on nagu tegelikult valdavalt on meie poliitikute poolt 2 sõnumit välja tulnud. Üks sõnum on see, mis on praegu öelnud president, et me peame olema valmis läbirääkimisteks, vaatama ka tulevikku, arvestama, et meie naaber kuskil ära ei kao, ja lähtuvalt sellest üles ehitame poliitikat. Ja see teine mõõde, mida tegelikult nagu siis ajab Margus Tsahkna, kes külastab erinevad välismaa riike, erinevaid siis konverentse ja ütleb, et Eesti on järgmine. Ehk siis nii-öelda, et Venemaa ründab järgmisena Eestit, on ja nüüd on, vaata, see on nagu 2 erinevat sellist poliitikajoont, on. Üks pool annab lootust ja ma räägin praegu majandusküsimuses, ehk siis investoritest, et kas siia Eestisse tuleb raha või mitte. Ja teine ütleb selge, et kui sellise sõnum ikkagi välja käia välisministri poolt, et Eesti on nüüd järgmine, aga mis te arvate, kui palju siia investorit tuleb siis sellise sõnumiga? 0 ja vaata, et miinusega. Miinus seetõttu, et juba nad ongi pära läinud. Nad ongi pära läinud väga paljud. Eesti kapital läheb ära. Ja selles poolest, andke andeks, praegu kui vaadata kõik neid poliitilisi sõnumeid poliitikute poolt, siis see arusaam puudub, mul on selline tunne. See on väga suur probleem. Ma tahaks muidugi raadiokuulajatele rahustuseks öelda, et tänased ohuhinnangud küll kuidagi ei näita, et Eesti oleks kuidagi hetkel ohustatud, hetkel ma rõhutan, sest me ei tea, mis homme tuub. Aga seda enamgi, et ei tohi nagu nii-öelda aga siis välisministri poolt sellised sõnumid välja käia, mis ta on reaalselt käinud iga välisvisiidil. Seda enam, sellepärast ka tema kindlasti need ohuhinnanguid teab ja on nagu briifitud, täpselt samamoodi nagu Riigikogu liikmed.
no mulle tundub, et sõltumata sellest, kas oht on täna operatiivse tähendusega või siis teoreetilise tähendusega, valmis tuleb olla. Et noh, me elame täna sellises maailmas, kus midagi välistada ei ole võimalik. Aga see ei tähenda pidevat hüsteeriat. Vastupidi, oleme valmis, teeme seda vaikselt, me ei pea sellest kogu aeg rääkima, me ei pea enda inimesi hirmutama, me ei pea tekitama fooni, mis tõrjub investoreid, rääkimata sellest, et noh, see mõju on ka majandusele loomulikult. Ja jällegi Soome. Jällegi oleme sellest nii palju rääkinud ja ma iga kord kordan seda, et Soome on palju aastaid tegelenud sellega, et olla valmis. Aga kunagi ei rääkinud sellest, et on olemas oht. See vastab tõele, aga läheme siit kodusest Eestist ja natukene Soomest Ameerikasse ja president Trumpi on üllatatud mitme atendaadiga. Noh, mul on isegi 2 küsimust teile, et üks on, et miks sellised asjad nüüd toimuvad, see on võib-olla nagu mõtestamise küsimus, aga teine küsimus on ka see, et kas üldse tipp-poliitika olla suures riigis on turvaline? No vaata, mis puudutab USA-d, siis eks see, mida me seal näeme, on ju tekitanud, ehk siis Trumpi poliitika on tekitanud USA-s päris suure lõhe ühiskonnas. Et osadel teda meeldib ja väga paljudele ikkagi arvestades, noh, vaadates nagu demokraatide poole, siis tegelikult küsimus ei ole meeldivuses, nad lausa vihkavad teda. Ja noh, see ongi nagu nii-öelda tekitanud sellise olukorra, kus Trump on juba saanud 3. nii-öelda atendaadi katse, et noh, tuletan meelde, et 24. aastal oli Florida ja Pennsylvania, peaaegu kõrvast jäigi Pennsylvaniast ilma, on ju Florida puhul oli siis aia taga võeti siis nii-öelda potentsiaalne oht maha ja nüüd oli siis pidulikul nagu vastuvõttal, kus siis samuti peatati noh, inimest, kes soovis siis vastava siis teo toime panna, on ju. Aga teiselt poolt vaadatuna, et ma arvan, et need atendaadid on kindlasti mobiliseerivad Trumpi toetajaid ja nii nagu siin ka küsitlustest on ju ka välja toodud, 66% vabariiklastest arvab, et see oli Jumala käsi, kes kaitses Trumpi, et see on noh, tõsimeeli, täpselt selline küsitlus oli ka välja toodud, 11% demokraatidest arvab, et nii-öelda Jumal hoidis selle nii-öelda olukorra ära, aga teiselt poolt, teised küsitlused näitavad tõesti, et USA-s on väga suur lõhe tekkinud ja on olemas täiesti inimesed, kes Trumpi üdinisti vihkavad ja teiselt poolt nagu armastavad. Ehk siis noh, selline värvikas kuju, et tegudest me teame nii mõndagi ja noh, siin nagu juttu jätkuks kauemaks ajaks, kui rääkida, et mida on Trump nagu korda saatnud ja mida on korda saatnud läbi oma säutsude. Ehk siis hommik on öelnud ühte, õhtul on juba teist ja kuidas kogu nii-öelda finantsturud on võpatanud tema ütlemiste peale. Mihhail? Ma ei tea, millegi pärast jällegi tekkis selline ajalooline paralleel, ei ole paralleel, igaks juhuks markeerin seda, et ei ole paralleel, aga me teame, et ajaloos oli veel üks liider, kelle vastu päris mitu korda korraldati atendaate ja iga kord mingi juhus on teda pääsnud. Ja see on Adolf Hitler. Veel üks kord ütlen, et see ei ole paralleel, aga seal oli sarnasus nende atendaatidega? Jaa, pigem see, et ja nüüd võib olla isegi paralleel, et Saksamaal võib olla tol ajal ühiskond ei olnud lõhestatud, aga vägivald valitses maailmas nagu samamoodi. Ja
noh, ka Ameerikas praegu vägivalda on väga palju. Ja selleks on erinevad põhjused. Üks nendest on ka see, et teadaolevalt ameeriklaste käes on väga palju relva. Aga seda on alati olnud palju. Aga nüüd statistika näitab, et vägivalla juhtumite arv nagu kasvab. Ja nüüd võib-olla veel üks aspekt, et Trumpi puhul kõik atentaadid olid korraldatud tavainimeste poolt. Et noh, kui te mäletate, siis Hitleri vastu korraldasid ka sõjaväelased, ehk siis professionaalid. Trumpi puhul on ikkagi tegemist tavainimestega ja kuna relv on kättesaadav, siis tegelikult sellisel viisil peaaegu iga ameeriklane saab katsetada. Ja katsetavad. Ja minu arvates, kui me räägime ühiskonnast, see on muidugi väga ohtlik tendents. Et see, mida me näeme, et see on ühiskonna sisse, see on ohtlik tendents. Et Ameerika demokraatia isamaa ja selles riigis inimesed otsustasid, et tuleb lahendada nagu sellisel viisil. Et mina arvan, et see on ohtlik tendents, mille peale muidugi on vaja mõelda. Aga see on ka üldine tendents maailmas, mida me näeme, et täna peamine argument, kui me räägime sellest, mis maailmas toimub, kui me räägime sellest, mis on diplomaatia peamine instrument, täna see on vägivald, täna see on sõda. Et see on see maailm, kus me tegelikult praegu elame. See ei ole turvaline siiski, mul on meeles hästi, kui me Harri Otteniga, toonase Maailma Kabeföderatsiooni presidendiga käisime peaminister Taavi Rõivase juures ja siis ta näitas, et vaat sellel aknal seal valitsusel, et siit rõdule Obamat minna ei lubatud õue, siis eks ole, kus muidu kõik riigijuhid käivad pilti tegemas ja nii edasi. Ja küsimus oli muidugi turvalisuses, aga siis me rääkisime Taaviga seal paar sõna ja ta peaministrina ütles, et Eestis tegelikult tema tunneb ennast nagu 100% turvaliselt. Et kuigi Eestis vist on minu teada ainult 2 tipp-poliitikut, keda turvatakse, need on president ja peaminister ja isegi Riigikogu esimeest meil ei turvata, et see ohuhinnang on adekvaatne, sõltub võib-olla olukorrast. Kas Eestis tegelikult on tipp-poliitik olla turvaline? Teadeks, tõenäoliselt jällegi, et kuulates ära, mida Mihhail on öelnud, on ju. Hakkasid mõtlema. Kas sa ikka kandideerid järgmisse Riigikokku, eks ole? Hakkasin ka mõtlema, et ma arvan, et meie Mihhailiga saame ennast turvaliselt tunda. Aga kui see maailm on läinud vägivaldsemaks ja tead, tihti peale ju matkitakse ja võetakse eeskuju. Ja ma siiralt loodan, et see pahameel, mis praegu on suunatud praeguse valitsuse suhtes, et see ei muutu nagu vägivaldseks, et need ikkagi klaaritakse juba 27. aasta märtsis kuus ära ja läbi demokraatlike valimiste. Aga üldiselt siiamaani on olnud turvaline ja teine pool, eks eestlase loom on selline, et kannatab, kaua kannatab, aga ja kannatab edasi ja loodab parema tuleviku peale ja siiamaani on saadud valimistega nagu oma tunded väljendada ja tahet on ja loodame, et see sellise viisil nagu ka läheb edasi. Kas on turvaline olla tipp-poliitik, kui sa küsid vaimse tervise kontekstis, siis ei ole turvaline? Mina arvan vastupidi, et tegelikult see oli Toomas Paul, kes viimases tähenduse teejuhis ütles, et kõige suurem probleem on eriti lastel see stressi taluvuse mahavõtmine antibiootikumidega ja kõigega.
sest loomad on elujõulised tänu sellele, et nad on suures stressis. Nii et see on okei, et me oleme stressis. Ma arvan, et see on väga okei, kannatage ära ja ei ole midagi. Kes kaua kannatab, kaua elab. Olgu, see oli väike niisugune humoorikas rubriik siia, kuigi see, mida Toomas Paul ütles, on jumala tõsi. Aga nüüd siin eelmine nädal oli ka üks oluline sündmus. Nimelt tundub, et Eesti andis gaasi. Et võib-olla Lauri, sa natukene avad, et mis siis tegelikult toimub, kas tõesti rohepoliitika on lõppenud, hakkame ehitama gaasijaamu, kas see, mida me siin raadios oleme rääkinud, eelkõige sina muidugi, Mihhail ka, ongi nüüd elluviimise küps? Mul on selline tunne, et Elering on leidnud meie maapõuest gaasi, ega muud moodi seda ju nii-öelda ideed ellu viia, et ehitada Eestisse 5 ja enamgi elektri või see gaasil toimivad elektrijaama, et see ei ole ju võimalik. Ja, Las otsivad veel, võib-olla naftad leiavad ka. Võib-olla naftad leiavad ka. Ühes teatrietenduses nad leidsid diivani seest naftat. Ei ühesõnaga, kui naljad kõrvale jätta, siis tegelikult, see loomulikult see uudis tuli nagu välkselgest taevast. Et ei ole sellest meie arengudokumendis ehk ENMAK-is energiamajanduse arengudokumendis mitte ühtegi sõna. Teine pool, seal on hästi palju räägitud sellest, et kuidas me peaksime üle minema siis juhuelektrile ehk siis tuule ja päikesele. Nüüd, kui Elering tuli sellise uudisega välja, siis meie nii-öelda juhtpoliitikud, kes on kogu aeg nii-öelda seisnud selles, et meil tekiks rohkem roheenergiat, need olid vait ja ütlesid, aga see on Eleringi oma asi, on ju, et riik siia nagu ei sekku. Andke andeks, mis meie Eesti riigis ikkagi toimub? Kui me paneme paika poliitiliselt sellise arengudokumendi nagu ENMAK, sellest peab lähtuma kogu sektor. Selle paika on pannud poliitikud. Nüüd üks sektori osa ütleb, et ta läheb oma teed pidi ja siis need samad poliitikud, kes on nii-öelda arengukava paika pannud, et aga me tõstame käed üles, et see ei ole meie asi. Ja teine pool loomulikult see näitab tendentsi. See näitab tendentsi, et roheenergia ongi juhuelekter ja see on probleem ja tulebki alternatiive leida. Nüüd on küsimus selles, et miks me peame leiutama ratas, kus see ratas on meil siin ammu olnud seal Ida-Virumaal ja me räägime loomulikult põlevkivist. Et põlevkivi on ju see ressurss, mis tagab meile energiajulgeoleku. Arvestades praegust olukorda, kus meil Hormuzi väin on kinni, on nii gaasi kui ka vedelkütuse hinnad päris kõrged ja lähevad veelgi ülespoole. Samal ajal öelda, et tegelikult meil on teile eestlased pakkuda üks alternatiiv välja ja ehitame välja gaasi elektrijaamad. Kuidagi ei tundu tõsiselt võetav. Et siis oleks meil siis gaas, ei räägiks üldse. Et ma arvan, see oleks päris hea mõte. Aga nüüd, kui meil gaasi ei ole, meil on põlevkivi, siis tundub, et põlevkivi on ikka tunduvalt parem mõte kui gaas. Või kuidas sul tundub? Mulle tundub, et Prangli saarel on selline koht, kus natukene gaasi välja immitseb. Et ma ei tea, kas sellest piisab muidugi, aga see koht on reaalselt olemas ja looduslik gaas tuleb seda. Mul üldse nagu tekib küsimus, et kes seda riiki juhib? Kuulge, aga mis toimub? Et siin paar nädalat tagasi me saime teada, et üks riigi ettevõte müüs 30-aastase põlevkivi reservi. 15 miljoni euroga? Jah, et mitte isegi võileva raha eest, vaid võilevat tükki raha eest. Nüüd, keegi ei vastuta, keegi ei tea, kuidas selline otsus tekkis, et ettevõtte otsustas, et me ei saa siin midagi kommenteerida. Me ei saa isegi öelda, mis see hind oli, sest see on saladus. Ja pärast siis ettevõtte juht tuleb ja ütleb intervjuus, aga see oli nii suur raha, me nii palju maksime, et kole suur summa oli 15 miljonit. Nüüd teine uudis, jällegi riigi ettevõte annab teada, et meil on uus energeetikapoliitika, me oleme valmis investeerima ja nüüd see on veel küsimus, kui palju, et hinnanguliselt 1–1,5 miljardit. Ja seda otsustab riigi ettevõte. Ehk siis riigi ettevõte otsustab, et maksumaksja raha
läheb gaasijaamade ostmiseks ja pärast maksumaksja maksab kinni ka kalli elektri hinna. Kes maksab seda kinni? Seesama maksumaksja. Ja tõepoolest tekib küsimus, et kes otsustab ja miks niimoodi otsustab. Ja mul on olemas teooria, mis praegu toimub. Kas sa paljastad selle? Jah, ja see on põletatud maa taktika, mida me praegu näeme. Et praegu tehakse kõik selleks, et kui tuleb uus valitsus aasta pärast, et energeetikas ei oleks midagi otsustada. Et kui me soovime põlevkivisektorit taastada, siis selleks ajaks lihtsalt põlevkivi on müüdud. Ei ole seda. Et ei saa siin midagi otsustada, kuna vastav ressurss puudub. Kui me soovime ehitada põlevkivijaamat, siis nii palju kui mina tean, soovitakse teha kõik selleks, et aasta jooksul riigihanke oleks püstitatud ja võiks jõuda nii kaugele, et ka lepingud oleksid allkirjastatud. Ehk siis, et see plaan oleks käivitatud, et ei oleks võimalik midagi otsustada. Ja ma arvan, et tegelikult see ei ole päris nii, et me loobume sellest tuuleenergeetikast, tuuleenergiast, sest tänaseks on kõigile selge, et selleks, et tuulikud töötaksid suvel, talvel, keegi peab seda energiat ka pakkuma. Ja tuulikud seda ei tee. Et selleks, et suvel hoida tuulikuid, täna tekkis mõte, et ehitame gaasijaamad. Ehk siis tegelikult gaasijaamad hakkavad teenindama mitte meid, vaid tuulikuid. Ja see annab kindlustunnet just nendele ettevõtetele, firmadele, kes kavatsevad neid tuulikud ehitada või juba on ehitanud. No kas teile ei tundu, mehed, et siin on natukene kilplastega tegemist, kui me Mihhaili juttu kuulame? Ei, no ei ole, ei tundu, et see nii ongi ja teine asi, et kui me vaatame seda juttu, mis sealt Eleringi poolt tuli, et need jäävad nagu nii-öelda gaasijaamad tippude katmiseks. No andke andeks, miljard kuni 1,5 miljardit investeeringut selleks, et tippude katmiseks, see äriplaan ei anna välja. Ehk siis tegelikult, kui gaasijaamu isegi ehitada, siis nad peaksid töötama ööpäevaringselt ja aastaringselt. Ehk siis sealt oleks mingisugune nagu kasu tekkimas, et see plaan on nagu kuidagi toores ja vaatame kaugele selle plaaniga minnakse, aga nüüd ma arvan, Janek, oleks nagu, see on see koht, kus sa peaks küsima, kas Eestis tipp-poliitika on ikka turvaline olla, et arvestades, mis energeetikas üldse toimub, palju? Ei, mina arvan, et tipp-poliitika on väga turvaline olla, et kui tippude katmiseks antakse miljardeid, siis ma arvan, et poliitikud saavad sealt natukene ju osa. Nende palk ju tõuseb ja pean silmas seda lihtsalt, et ja rahvas vaesub. No rahvas vaesub, aga palk tõuseb lihtsalt sellepärast, et tekib uut käivet, inflatsioon, no teate need mudeli, aga kokkuvõtteks siis me saame öelda, et ikkagi tegelikult me tunneme ennast Eestis hästi ja teil on võimalik Keskhommikut kuulata jälle täpselt nädala pärast. Täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Head Keskhommikut!